tegelikult jah. Maigel Astur! Minuga siis Raju 16 peamatsi võitleja, meie oma Maigel Astur. Sul oli esmakordne kogemus perest eemal olles välismaal treeninglaagris olla, et kuidas sellega toime tulid? Ütleks niimoodi, et võtaks tagasi, ütleks, et kui ma tegin MMA debüüdi eelmise aasta novembris, siis me teadsime, ma saan isaks ja see andis juba siukse uue tuhina, siukse uue eesmärgi, teistsuguse siukse motivatsiooni, uue mineku, nagunii oli karjääri mõttes uus minek ja see andis veel nagu suurema tähenduse sellele ja nüüd esimest korda nagu valmistada fight'ist lapse kõrvalt ja olla 2 nädalat eemal, siis kõige tähtsam on see, et on hea naine. See on number 1 asi. Mu Kiilat on väga-väga tubli, ta võimaldab mulle seda elu, et ma saan olla ära, ma saan teha trenni ja suhtub hästi minu egosse. Nii et ei, tegelikult väga raske, ilmselgelt laps on nii väike, esmakordne, väga raske oli, kodust äramine oli kõige raskem, aga kui teed tööd, siis saad aru, miks sa seda teed ja aeg läks tegelikult ruttu. Tänaseks on vastane 3 korda juba muutunud. Mis mänguplaan on? Seekord maha viia ei lase? Mul MMA treener Merv ütles Hispaanias hästi, et tee nii puhas fight, et sa ei saa kordagi pihta, sind ei viida kordagi maha ja su liikum on nii hea, et ta ei saa kordagi kätte sind. See ongi plaan. Meeldib. Ma tean, ega sulle väga ennustusi ei meeldi teha, aga anna rahvale ja fännidele väike meene kaasa, et mis me oodata saame? Ma tegelikult tegin ennustuse. On üks vlog, mis tuleb välja peale fighti. Ja Maiki TV, kes pole subscribe'id, lükka subscribe, lükka like eelnetel videodele. Me varsti saame 1000 jälgijat täis. Maiki TV-l on tulemas üks episood välja peale fighti. Ja seal on ennustus sees. Nii et seal on küll prantslase kohta, aga muudame selle brasiilase kohta. Me ütlesime, lõpetame prantslase teises raundis. See läheb brasiilase veel üle. Muudame prantslase brasiiliaks ära. Teeme nii. Kokku lepitud. Aitäh, mehed!